Oleme Toyota uue GT86 juures ja ma tahan näidata teile, kuidas autos ohutult sportlikke harjutusi teha. Esimese harjutuste plokina näitan pea- ja kaelaharjutusi. Esimese harjutusena näitan teile peatõsted, mida saab väga hästi sooritada sõidu ajal. Vaata otse ette, tõsta pead ülesse, sirgeks aja kael. Selline tunne nagu keegi sikutaks juustest ja lase alla tagasi. Korda seda 2-3 korda, pea ülesse, kael pikaks ja alla tagasi. Teise harjutusena näitan teile kaela pikklihase harjutust, mida saab teha väga hästi sõidu ajal. Vaata otse ette, lase lõug alla rinnale ja rahulikult aeglaselt ülesse peakuklasse. Võid teha seda 2-3 korda ja jälgides samaaegselt ikkagi teed, et oleks ohutu sõit. Kolmanda harjutusena näitan teile kaelaharjutust, mida kindlasti soovitan teha ummikutes või valgusfoori taga seistes, mitte mingil juhul sõites. Harjutus näeb välja selline, pööra pead vasakule ja rahulikult eest läbi paremale. Püüa pead pöörata nii kõvasti, et sa näed lausa taha istmele ja teisele poole. Samuti korda 2-3 korda seda harjutust ja selle ajaga on juba roheline tuli valgusfooris ja võid jätkata sõitu. Teise harjutuste plokina näitan teile õlaharjutust, mida võib väga vabalt teha ka sõites, just eriti pikkadel sõitudel, kus kipuvad tihti õlad pingesse jääma. Ja harjutus näeb välja selline, et teed suured õlaringid eest läbi taha, lase alt läbi, tõsta õlad kõrgele ja taha. Samuti 2-3 korda ja ära unusta kindlasti ohutut liiklust, et vaatad kogu aeg otsa ette. Ja samuti tagant ette. Eest läbi taha. Suured õlaringid, hoides kindlalt rooli. Kolmanda harjutuste plokina näitan teile seljaharjutust. Tihtilugu istudes rooli taga kipub kogu raskus selgroogu suruma ja selg kipub pingesse jääma. Harjutus näeb välja selline, võid teha vabalt sõidu ajal. Ajad õlad tood alla, ajad selja kumeraks ja teisele poole selg nõgusaks. Õlad taha, jälle uuesti õlad ette, selg hästi küüru ja samuti tagasi nõgusaks. Seda võid teha lausa 5-6 korda, kindlasti jälgides ikka teed, hoides rooli kõvasti kinni. Väga hea. Neljanda harjutuste plokina näitan teile kerelihaste harjutust. Seda soovitan kindlasti teha kas seisu ajal, ummikutes või valgusfoori taga. Ja harjutus näeb välja selline, pööra kere puusast paremale, vaade taha ja tagasi ja teisele poole. Jälgi, et puusad oleks paigal ja suurelt pööra kere kõrvale. Ja samuti korda harjutust 3-4 korda ühele poole ja teisele poole. Pikkadel sõitudel enamasti väsivad kõige kiiremini ära meie jalad. Ja viienda harjutuste plokina tahan näidata teile jalaharjutusi. Esimene jalaharjutus on selline, kus sa hoiad kannad kindlalt auto põrandal ja tõstad päkad enda poole. Hästi kõvasti tunned pingutust säärelihastes ja lased tagasi alla rahulikult. Proovi uuesti, päkad hästi kõrgele ülesse, tunned pingutust säärelihastel ja tagasi alla. Samuti korda seda harjutust 3-4 korda ja järgmine harjutus on hoia kindlalt kannad maas ja tee pöiaringe mõlema jalaga paralleelselt ühele poole ja teisele poole pöiaringid. Hoia kannad kindlasti kindlalt maas ja samuti 3-5 korda ühele poole ja teisele poole. Inimestele, kes sooviksid teha autoroolis jõuharjutusi, näitan siis ette viimasena biitsepsi harjutust, mida tuleb teha kindlasti seisvas autos. Ja harjutus näeb välja selline, kus tõmbad käsivart, küünarvart tõstad ülesse, surudes teise käega vastu ja lased tagasi alla. Üles küünarvart tõstes surud teise käega alla ja vastu tagasi alla. Ja korda niisi 2-3 korda ja samuti ka teise käega.
ühe käega küünlavarrega tõstad üles ja teise käega surud vastupanu tagasi. Lõdvestunud inimesed on roolis palju rahulikumad ja ma loodan, et läbi nende harjutuste muutub meie liiklus sujuvamaks ja rahulikumaks. Head harjutamist!